Ma arvan, et on, et miks neid muidu nii palju siia tuleb. Oi, tudengiaeg, see on minu arust üks elu kõige ilusamaid perioode. Esiteks see on täiesti hea võimalus oma lapsepõlve pikendada, mida perekond ja ühiskond väga meeleldi aktsepteerib. No hea ikka, sest et üliõpilane on ju kõigepealt on noor. See on juba hea, kui oled noor. Eks te hiljem oskate seda hinnata? Siis kui teil ülikooli ära lõpetanud? Tegelikult väga hea aeg panna tohutu hulk väärtuslikke teadmisi oma püsivällu ja seda kusjuures peaaegu tasuta. Teine asi on see, et üliõpilane on ju ikkagi vaba ja tal ei ole kohustusi nii palju. Ja kõik on ees veel elus. Kõik võimalused on ees. Nii et üliõpilane olla super. Tudengina sa tuled kooli pingist ja sul on minu arust kõik valla. Kõige rohkem ammutad teadmisi, uusi tutvusi, igasugu üritusi. See on kõige toredam aeg. Aga sellest saate pärast aru, mitte praegu. Eks siin ülikoolis olles on suurepärane võimalus saada mehele. Või et kui sa oled proviisori õppes meestudeng, siis võetakse sind ka naisele. Ühtpidi kerge küsimus, teistpidi raske küsimus, et ma võin küll öelda, mida ma tahan paremaks saada, aga ma ei tea retsepti, kuidas seda teha. Ja ma arvan, et me oleks kõik õnnelikumad, kui meil oleks ühiskond rohkem, Eesti ühiskond sallivam ja kurjust vähem ja et Eestis elaksid ainult õnnelikud inimesed, aga see on selline natuke võimatu missioon. Aga mõelda ikka võib niimoodi. Ma ütleks niimoodi, et kui inimesed suudaksid oma arvamuse välja öelda ja mitte karta oma kaitset, eks ole, kaitsta oma arvamust ja tegelikult siis seda ellu viia, ilma sa kardaksid neid konflikte. Ja kui sa paned juurde neid ideid, mida on hästi palju, eks ole, maailma muutmiseks, siis ma arvan, läheks eluga palju kõbusamalt edasi, kui ta läheks. Ja enamasti me kardame mugavam olla niisama. No üldist ühiskonna mentaliteet ja seda rullnokkasid ja sellist nahaalseid on kole palju näiteks ikka vähem olla tunduvast. 3 asja. Esiteks, ma keelustaksin alkoholireklaami. Teiseks, ma kehtestaksin nõude, et igal apteegil peab olema vähemalt üks aken. Ja 3. ma teeksin nii, et iga arstiks õppija peab ravimtaimi õppima. No, ma oleksin ilmselt siga, sest ma olen seatüüpi inimene ja mulle meeldib ka hommikuti kaua magada ja hästi süüa. Ja ilma erilise vajadusega ma palju ei viitsi liigutada ega rõbelda. Ilmselt kass. Mul on kodus 2 kassi, must ja kollane. Üks on süsi ja teine on leek. Muretuvad, kõik silitavad, söök pannakse ette. Emalõvi. No ega inimene on ka ju loom tegelikult. Inimese loom. Evolutsioonist oleme ikkagi ju ka kuuluma sinna loomariiki ja aga kui ma mõtlen, et milline loom, et kindlasti ma ei taha olla mingi pisikene väike loom, näiteks hiirek, et see oleks mul tohutu stress, mul on nii palju vaenlasi juba. Et ma kindlasti mõtleksin, et ma tahaksin olla ikkagi suurem loom, aga kindlasti mitte ka jälle elevant, sest see võib natuke liiga kohmakas, aga no loomade kuningas on ju lõvi, et miks mitte unistada suurelt, et näiteks lõvi olla ja ma alati mõelnud, et alati on nagu parem ükskord lõvina möörata, kui eluaeg lambana määgida näiteks, eks ole. Lõvi. Kala. Mulle õudselt meeldivad kalad. Mul on kodus akvaarium. Ma püüan kala ka Peipsijärvest ja kala on minu lemmik. Mitte. Ma mõtlesin, see on küll mingi konksuga küsimus. Ma oleks mitte. Ananassi ei ole mind kunagi erutanud. O jaa, kindlasti käib. Olen mismoodi. Ma arvan, et ananas võib ka pitsa peale käia. Kui tükkideks teha, no siis võib panna pitsa peale ükskõik mida. Aga kui võtta nüüd ananas tervesti koos koore ja pealsetega, siis ta vist nagu hästi ei sobi sinna. Meeste jaoks peab ikka pitsas olema ikka liha ja mitte seda rohelist ollust ja nüüd ta võib kollane olla, aga see maitsega just ilma ananassi. Kui mina pitsat ostan, siis ma menüüst kindlasti alati vaatan, kas seal koostises on ananas, see on mu lemmik. Jätame kõrvale selle, kas üldse pitsat süüa või mitte süüa, see on iga vaba valik, aga mina ananassi küll asendaks millegi parema vastu. Raske on leida midagi suurepärasemad, kui on ühed head kvaliteetsed eestimaised astelpajuviljad. Nad sisaldavad väga huvitavaid